Tervist, olen Illar Kohvinavalt ja täna on laupäev, 31. juuli aastal 2021 ja tahaks teha natukene juttu ajakirjandusest. Pärast, et eile, 30. juulil ilmus juba augustikuu ajakiri Lemmik ja loomulikult ka Nelli Teataja. Ja millest me siis nüüd alustamegi, et alustaks siis Nelli Teatajast ühesõnaga. Nelli Teataja esilehel on kohe, et vastuoluline teatane Andres Assuküll rumalushirm on viirusest ohtlikumad. Nii et siin Eesti Elu leheküljel 3 on siis minu intervjuu Andres Assukülluga. Ja see intervjuu jätkub leheküljel 23. Nii et selline pikem intervjuu. Nii et saate lugeda, mida siis Andres Assuküll mu küsimustele vastab. Ja teine artikkel Nelli Teatas on leheküljel 8, et Õnne 13 jäi vaesemaks, et ühesõnaga Manalateele läksid siis 2 näitlejat. Tõnu Kilgas, kes mängis Harri Ahvenat, ja Aleksander Eelmaa, kes mängis Luuasaare Ülo Ümerat. Et jah, mis parata. Aga võtaks nüüd käsile siis augustikuu ajakirja Lemmik. Nii, Lemmikus on minu leheküljetel 12, 13 on pilt ja 14 on intervjuu Anneli Akkermanniga, et sõber Ronja tuli varjupaigast. Anneli Akkermanni saab näha jalutamas uue 4-jalgse pereliikmega. Asja lähemalt uurides selgub, et hoopis tema tütar võttis koera ning tegi selle kõnelikuks ühe varjupaiga looma. Ja siis on ka minu augustikuu Lemmikus reisieri, et kas reisile lemmikuga või ilma temata. Et siin vastavad näiteks selgeltnägija Ilona Kaldre, laulja Nancy Himma, ajakirjanik Urmo Tamm, meelelahutaja Heiki Hainsalu, selgeltnägija Toomas Harija, kirjanik ja Tre Raadio saatejuht ja toimetaja Regina Jaakson ning ajakirjanik Eve Heinla. Ja intervjuu see küsitlus jätkub leheküljel 38, 39 on pilt, 40 ja 41. Ja veel siis vastavad minu küsimusele siis Simmo Saar, siis Merili Timmer, Elve Huttunen-Tamm, loomakaitsja Heiki Valner jagab karme kogemusi, kuidas tema loomadele ilma temata ei meeldi, sellepärast sätib ta nüüd reisisihid oma koerte järgi. Ja samuti ka Pärnu selgeltnägija Ingrid Stahl räägib siin. Nii et sellised vahvad lood, vahvad pildid. Nüüd ajakiri Lemmik, augustikuu. Nii et selline ülevaade siis minu lugudest augustikuu ajakirjas Lemmik ja ajalehest Nelli Teataja, mis ilmus siis 30. juulil. Nii et soovitan kõigile siis osta Nelli Teatajat, sest Nelli Teataja on väga sisukas, mitmekülgne ajaleht, nii et teist sellist Eestis nagu ei olegi üldse kõrvale panna, et on nii huumorit kui jälle uudiseid ja noh, nagu öeldakse, igale maitsele midagi. Ja ajakiri Lemmik ilmub siis nagu üle kuu, nii et nüüd järgmine number ilmub oktoobris ja siis detsembris ühesõnaga, et kõik on väga põnev ja väga tore, nii et soovitan kõigil lugeda, nii ütlen mina, Illar Kohvinavalt.